Ma tuletan meelde ühe salmi, mida me loeme esimese Samueli raamatu 3. peatüki 1. salmis. Jehova sõna oli neil päevil haruldane. Nägemused ei olnud sagedased. Vanas tõlkes, nagu meil enamalt jaolt kodus need vanad piiblid on, sealt te loete selle natuke teisiti. Seal on öeldud niimoodi, Jehova sõna oli neil päevil kallis. Prohvetite nägemust ei ilmunud. Istusin ühel pühapäeval Tallinnas Oleviste kirikus. Vend oma jutluses ütles ühe mõtte, mis minus liikuma ja edasi elama hakkas. Ta naelutas nimelt kinni selle tõsiasja, et sõna väärtus on meie ajal langenud. Sõna on muutunud üldiselt odavaks. Ta läks edasi oma jutluses teiste mõtete juurde, aga minus liikus ja elas edasi see üks mõte ja on paisunud selleni, mida ma ka täna võib-olla siin teiega pisut jagan. Tõepoolest, sõna võib olla kallis ja võib olla odav. Sõna väärtus võib olla kõrge ja sõna väärtus võib ka langeda madalale. Meie kõik teame, et maailmas on olemas börsid, kus kindlaks tehakse riikide valuuta, väärtpaberite ja ka kaupade väärtused. Vahel üks väärtpaber tõuseb oma väärtuses, vahel langeb. Vanemad inimesed mäletavad aegu, kus raha väärtus oli nii madal, et praeguse 4 kopika asemel tuli kirjale panna 100 000 rubla või isegi 1 miljon, selleks, et kirja postiga ära saata. Sellepärast, et selle riigi raha väärtus oli langenud nii madalale, et ta praktiliselt enam midagi ei maksnud. Sellist olukorda tavaliselt nimetatakse inflatsiooniks. Mulle tundub, et ka Jumalal on mingi vaimsete väärtuste börs. Vahel suurte tegude, rabelemiste, organisatsioonide ja ettevõtete väärtus on väga madal. Aga teinekord ühe väikese sõna või sõrmeliigutuse väärtus võib olla tohutult kõrge. Üks selline fond, mille väärtus võib olla kas kõrge või madal, tõusta või langeda, on ka sõna. Nii Jumala sõna kui ka inimese sõna. Võib-olla see loetud salm oli vanas tõlkes üsna hästi väljendatud, kui oli öeldud, et see oli olukord, kus Jumala sõna oli kallis. Selle hind oli tõepoolest tol ajal erakorraliselt kõrge. Kui Jumal midagi ütles, siis see maksis. Aga miks? Sellepärast just, et Jumal oli pikka aega vaikinud või nagu meie uues tõlkes on öeldud, Jumala sõna oli neil päevil haruldane, sellepärast oli ka tema väärtus kõrge. Jumal oli pikka aega vaikinud. Jumala sõna ei olnud kustki võtta. Prohvetite nägemust ei ilmunud või, nagu meie uues tõlkes oli öeldud, nägemused ei olnud sagedased. Ja mida on vähe, selle hind on ikka ja alati kõrge. Näiteks kuld on just sellepärast nii kallis, et seda on maailmas vähe. Tema leiukohad sisaldavad ka üsna väiksel arvul seda metalli, sellepärast on ta nii hinnaline. Pärlid ja kalliskivid
on ka just sellepärast kallid ja hinnalised, et neid on raske saavutada. Aga katsuge meie mullatükk kuhugi börsile viia. Seda seal ei hinnata. Sellepärast, et seda on kõikjal küllalt saadaval. Kas meil ei tundu, et sõna väärtus on meie ajal kuidagi erilisel viisil langenud? Meie ajastut võiksime nimetada ärireklaami ajastuks. Igaüks pakub oma kaupa kõlavate sõnadega, aga igaüks tunnetab, kes vähegi natukene on õppinud asju kaugemalt vaatlema, et see on reklaam. See on sõna ja sellele puudub väga sageli oma tõeline sisu. Me elame ajastul, kus sõna on muutunud propagandavahendiks ja inimesed tunnetavad, et asjad ei pruugigi olla nii, kuidas öeldakse. See on vaid sõna. Ja väga sageli on see kurb tõsiasi veel, mis läheb veel kaugema, et sõna on muutunud petlikuks mantliks inimese tõelise olemuse maskeerimiseks. Kõik puudused kauba kvaliteedis püütakse kinni mätsida suurte sõnadega. Rääkida, et see on nii tohutult väärtuslik, et mitte ei märgataks seda, mis seal väärtusetu on, selle kõige juures. Võib-olla te olete kuulnud, Bismarckil öeldakse, olevat olnud üks kuulus lause. Ta ütles kord, et sõnad on meile antud selleks, et oma mõtteid peita. Ja paljude inimeste elus ja paljudes sõnades ongi sõnad selleks, et oma tegelikke mõtteid, oma tegelikku arvamust peita. Sõna on muutunud petlikuks mantliks, inimese tõelise olemuse maskeerimiseks, tema tõeliste mõtete maskeerimiseks, et neid mitte teistele näidata. Aga ainult esimene kord võis seda maskeerida ja peita. Aga pärastpoole, hiljem, inimesed õppisid selle selgeks. See sai teatavaks, asjad ei ole nii, nagu sellest räägitakse. Ja selle kaudu on sõna muutunud mitte usaldatavaks. Aga see pilt ei ole mitte ainult maailmapilt. Ja me peame siin täna kinni naelutama ühte tõsiasja, et sõna on muutunud mitte usaldatavaks meie päevil, ka usklike inimeste juures. Omal ajal oli olemas üks mõiste, mehe sõna. Kui keegi ütles, mina teen, siis igaüks teades selle peale võib loota. Mina teen, siis ta teeb. Mina tulen, siis ta tuleb. See mehe sõna mõiste on tänasel päeval kadunud. Meie palju ei leia, et keegi püüaks oma lubadusi täita. Meie lehed kirjendavad ja meie terve elu kisendab täitmata lubadustest. Ja meie terve elu standard läheb alla täitmata lubaduste pärast. Aga sõbrad, kas meie ei tunne, et see sama pisik on nakatanud ka Jumala rahvast? Ka vahel meie sõna ei ole see, mis ta olema peaks. Ei ole meest sõna taga, nagu vahel öeldakse. Ei ole kristlast sõna taga, ei ole ausat inimest. Ütlen, ja see nii on. Sõna on muutunud mitte usaldatavaks. Ka nende juures, kes nimetavad või peavad endid kristlasteks. Või kes mingil teisel viisil appelleerivad põhimõtte inimeste nimele. Mul on põhimõtted, aga selles küsimuses ei ole neil väga sageli põhimõtteid. Sõna on muutunud odavaks. Kas meie ei taipa seda kurba tõsiasja täna peaaegu igal sammul? Aga siin peame tulema veel ühe kurvema tõsiasja juurde. Ja see puudutab mind ennast ka. Sõna on muutunud odavaks ka kantslil. Ma nimetan seda just sellepärast, et see mees, kelle kohta oli öeldud, see puudutas ka Jumala kogudust. Ja see puudutas Jumala sõna kuulutajat, see puudutas preestrit. Siin oli jutt preester Eelist ja noorest Samuelist. Ja sel ajal just oli see, mille kohta oli öeldud, ja Jumala sõna oli kallis. Seda ei olnud. Eks ole meie ajal ka seda häda, et sõna on muutunud just vastupidi, tohutult odavaks ja vahel ka kantslil. Mõnigi kord see tekitab küsimuse,
kui palju selles, mida mina ja mõni teine meie vahel ütleme, kui palju selles öeldavas on tõeliselt Jumala sõna ja kui palju selle ütleja enda mõtteid. Ja see küsimus on see, mille pärast inimesed mõnigi kord lahkuvad ja sõnal ei ole seda mõju, ei ole seda veendumust, seda tunnet. See oli Jumala sõna, mis mind puudutas. Me võiksime öelda, et preester Eeli aeg oli kurb aeg, kus Jumal vaikis. Aga ma tahaksin öelda, teiselt poolt see oli siiski ka hea aeg. Oli hea aeg selles mõttes, et Jumala häält ei tehtud kunstlikult järgi. Eeli oli ju preester, ta oli ülempreester ja preestrist prohvetini oli üks ainus väike samm. Need olid nii lähedased, mõlemad olid elava Jumala käsilased, Jumala saadikud. Ja Eeli oleks ju võinud teha selle kalli Jumala sõna odavaks, kui ta oleks kuulutanud enda ühel päeval prohvetiks ja hakanud kordama nii nagu prohvetide viisiks on. Jumal ütleb. Aga varsti oleks inimesed tundnud ära, et see ei olnud Jumal, kes ütles, vaid see oli Eeli ise, kes seda ütles. Eeli oleks võinud tekitada nii-öelda Jumala sõna inflatsiooni. Aga kuigi Eelil oli väga palju mitmesuguseid nõrkusi, aga üks pluss oli temal olemas. Ta oli vaimulikult aus. Tema seda ei teinud. Kui ei olnud Jumal öelnud, siis ta ei öelnud ka, et Jumal ütles. Meie võiksime vahel küsida, miks on vahel ka kantsli sõna meie ajal odav. Ja ma kardan, et me peame mõnigi kord ütlema. Võib-olla just sõnakuulutajad omale käe südamele panema ja ütlema, sõnas on mõnigi kord puudunud säde. On puudunud vahel see Jumalast süüdatud olek ja seda tuntakse. Puudub mõnikord see suure veendumuse haarav mõju. Sõna on mõnigi kord lahjenenud laiali valguvuse tõttu. Ta valgub laiali, ma ei mõtle, ütleme, et see on siin kantslist, meie terve maailm on kantsleid täis ja ma mõtlen seda üldpilti. Sõna on lahjenenud väga sageli laiali valguvuse tõttu. Ja ka meie ajal on just see vastupidine häda, mida Eeli ajal ei olnud. Et vahel Jumala esindajad on teinud omad mõtted maailma ees Jumala sõnaks ja on esitanud need vahel Jumala sõnana. Aga väga sageli on niisugune tunne endal mõnigi kord ja ka teistel. Jumal ei seisa tihti selle taga. Jumal nagu ei garanteeri seda. Võib-olla te ütlete, see on ju sõna tänapäeval Jumala sulastele, Jumala sõna kuulutajatele ja ta on seda. Ta on seda minule endale. Ma mõtlesin täna nende mõtete juures hommikul. Ma olen teeninud sõnaga ka üle 46 aasta ja olen seda teinud ka siin paigas. Ja ma mõtlesin, kas ei ole seda sama Jumala sõna odavaks tegemise häda olnud ka mu enda juures. Ja siin on tõepoolest küsimus, kus iga kuulutaja vend on kohustatud ennast Jumala ees ka läbi katsuma. Aga vennad ja õed, see ei ole siin siiski mitte ainult sõna nendele, kes sõnaga teenivad. See ei ole mitte ainult sõna preestritele ja prohvetitele, Eelidele ja Samuelidele, vaid see on sõna täna meile igaühele kõigile. Mitte ainult sõna kuulutajal ei ole sõna vastutus Jumala ees, vaid ka sõna kuulajatel on see vastutus Jumala ees sõnasse suhtumise küsimuses. Kuidas moodi mina ja sina oleme suhtunud Jumala sõnasse? See ei ole mitte ainult see küsimus, kuidas moodi suhtub Jumala sõnasse see, kes seda räägib, vaid see on ka küsimus, kuidas suhtub Jumala sõnasse see, kes seda vastu võtab. Kuigi ma ütlesin, et võib-olla mitte kõik ei ole olnud selle suure veendumusega, et see on Jumala sõna olnud. Aga ma olen kindel, Jumala sõna on kõlanud ka siit kantslilt ja paljudelt teistelt kantslilt. Ja siin seisab see küsimus täna meie igaühe ees, kuidas on olnud minu ja sinu vastuvõtlikkus selle Jumala sõnale. Ja kas siin ei ole
meie igaühe juures üks niisugune ümberhindamise, ümberväärtustamise börs, kus meie alla lüüme Jumala sõna väärtuse omaenda praktilises elus. Väga sageli on tarvitanud niisugust pilti ja see tundub meile väga lähedal olevat. Ja küllap seda on paljud meie seast mitugi korda nimetanud või vähemalt iseendas mõelnud. Kuidas see tuleb? Oli aeg meie maal. Palju sellest on nüüd? 1873, see on juba 100 aastat tagasi praktiliselt. Kui meie maal oli see suur vaimulik ärkamine, millises ärkamises meie oleme sündinud. Ja mõnedki meie seast mäletavad, kuidas see imelik oli. Me räägime vahel, et lihtsad vennad läksid ja kõnelesid ja korraga see süütas, korraga see haaras. Ja kõige kergem on meil ikka mõelda, küllap need vennad olid teistsugused kui meie aegsed vennad. Ja väga sagel olime kuulnud isegi niisuguseid mõtteid. Nüüd tehakse seda kõikide kõnekunsti reeglite järele ja püütakse seda kõrvadele nii ilusaks ja kauniks teha. Aga seda sädet ja elu ei ole. Eks seda ole tõsi ka, nagu me juba rääkisime sellest täna. Aga seal on veel teine külg. Mismoodi need inimesed kuulasid ja mismoodi meie täna kuulame Jumala sõna? Kas ei ole see vastutus, vennad ja õed, meil igaühel täna? Ja ma olen päris veendunud selles ja ma olen isegi näinud seda. Need samad mehed, kes kunagi kõnelesid nii, et terve koosolek varises nende ees. Ja tänapäeval vast ehk neid enam ei ole, aga olen oma noore seas neid näinud. Need samad mehed tulid ja ta ei süüdanud enam see sõna. See ei olnud mitte ainult selle kuulutaja viga, vaid see oli ka kuulajate viga. Miks Jeesus ütles õndsad need, kelle nälg ja janu on Jumala järele, kelle hinges on tühi koht, see leiab midagi. Sellele on Jumala sõna kallis, selle on ta väärtus. Aga kui meie hinges seda tühja kohta ei ole, siis pole Jumalal kuhugi oma sõna panna. Ja see jookseb maha ja see ei saada midagi korda ja see ei muuda meid. Milles on viga? Viga on selles, et vastuvõtlikkuse aste on ka väga sageli langenud. Kuidas moodi meie mu vennad ja et suhtumine Jumala sõnasse? Kas see sõna on ainult teadmiseks, ainult kuulmiseks, ainult ilus kuulda, need on head mõtted? Või kas meie suhtume sellesse sõnasse nii, see on täitmiseks, see on tegemiseks? Ja siin on vahel mõnikord midagi, mis jääb puudu. Võtame näiteks tõe, aususe nõue sellest sõnas, armastuse nõue. Kui palju me oleme kuulnud aususe põhimõttest, tõe põhimõttest ja kui vähe rakendatakse seda omas elus. Kui palju me oleme kuulnud armastuse põhinõudest ja kui kaugel oleme meie sageli armastusest. See näitab seda, et ei ole suutelised vastu võtma. See laseme, nagu apostol seda väljendab, laseme sõna üle joosta, maha joosta. Ja selle tulemus on see, et inimesed väljapool, kellega meie kokku puutume, nemad tunnevad, et asjad usuga ei pruugi olla nii, kuidas öeldakse. Sa lähed ja räägid kellelegi ja ütled, kuule, otsi ka teed Jumala riiki. Aga ta oma südames tunneb, ega need asjad usuga nii ei ole, kui sa räägid. Need on sõnad. Aga need sõnad on odavad sõnad. Need see ei ole see Jumal selle taga, ta ei garanteeri seda kõike. Ja öeldakse, see on vaid usuline propaganda. Vennad ja õed, Jeesus ei saatnud oma jüngreid mitte maailma usulist propagandat tegema, vaid ta saatis neid olema tunnistajad. Ja te teate, tunnistaja on see, kes midagi tõeks teeb. Ja meie kutsumus Jumala ees on midagi tõeks teha, kas selle sõna kaudu, mida me kuuleme ja vastu võtame. Ja siin seisab täna meie igaühe ees see küsimus. Kas see sõna, see Jumala sõna, mida meie loeme, võib-olla iga päev loeme ja mida me igal pühapäeval kuuleme ja rohkemgi veel, kas see on ainult teadmiseks, ainult kuulmiseks või kas on see vastuvõtmiseks? Või ma võtan veel ühe küsimuse. Meie teame, et terve usu tsentrum on Jumalale elamise nõue. Apostol ütles, Kristus on sellepärast surnud, et need, kes elavad, enam ei elaks iseendale,
vaid sellele, kes on neid lunastanud. Küsime täna igaüks iseendalt ausalt, kas mina elan Kristusele või iseendale? Ma ei tahaks öelda, ja Kristus ei mõtle seda, et meie oma vajadused jätame kus seda ja teist, oma perekonna eest hoolitsemise jätame kus seda ja teist. See ei ole ta mõte. Aga ta mõtleb ühte, et me jääksime kõigepealt oma issandale. Et tema oleks meie elu tsenter ja et oma vajadused oleks perifeerias, ääre peal. Aga kuidas on? Kas ei ole väga sageli just ümber pöördud? Me oleme nii palju kuulnud sellest Jumalale elamisest, aga tegelikult elame ikka iseendale. Minu oma vajadused on tsentris ja Kristus ja Jumal on kuskil ääre peal. Kas ei ole seda häda, et me vahel Jumala nime ja Kristuse iseloomu uputame odavatesse fraasidesse ja sõnade vulinasse, aga see tegelikkus jääb vahel puudu. Küsime täna endalt ühe küsimuse. Vaatleme täna igaüks oma iseloomu. Meil on igaühel oma iseloom. Ja selle iseloomu juures on paratamatult mõningad vead. Küsime täna Jumala ees, kas minu iseloom on muutunud Kristuse töö ja kasvatuse mõjul. Kas sina inimene, kes armastad viibida Jumala kojas, kas sellest on mingisugune jälg jäänud sinu terve iseloomu ja olemusesse? Või kas on Jumala nimi ja sõna ainult petlikuks mantliks kellegi tõelise olemuse maskeerimiseks? Te teate, et üks usuline põhinõue on, ja me oleme sellest nii palju rääkinud, meie terve kantsel on Goethe selle teenistuses, on see pööra ümber, paranda meelt. Aga mida tähendab meile meele parandamine? Mis see tähendab? See tähendab, hakka täna taotlema oma iseloomu muutmist. Meele parandamine, meel, sinna hulka kuulub ka iseloom. Hakka täna taotlema, et need pahed kõrvaldatud saaksid. Jumala sõna on meile väga konkreetselt rääkinud, mis on meele parandamine. Minge oma koju täna, vennad jõed, löögem lahti see Luuke evangeeliumi 3. peatüki, 10–14 salm. Sealt tulid inimesed Rist ja Johannese juurde, kui ta ütles, parandage meelt. Ja nad küsisid väga konkreetse küsimuse, mis meil siis tuleb teha? Teise sõnaga, no mis see meele parandamine on? Ja Johannes seletas neile. Ta ütles kõigepealt, anna sellele, kellel ei ole. See oli üks esimene vastus. Meele parandamine tähendab hakata andma sellele, kellel ei ole. Teise sõnaga, hakka täitma auke elus. Elu on tohutut auke täis ja kus on need inimesed, kes need augud täidavad? Seda saavad ja suudavad ainult meelt parandanud inimesed. Hakka vend ja õde täna oma kodus täitma neid auke, mida elus su ümber küll on. Võib-olla üks kõige lähedasem auk on üksilduse augud. Kui palju on neid inimesi, kes su ümber on üksinda. Ja sina võiksid selle augu täita, kui sa läheksid tõelise meelt parandanud meelsusega. Võib-olla su oma laps on üksik sinus ja su usklikkuse kõrval. Ma räägin seda sellepärast, et meie aja kõige suurem kurbloolus on üksinda jäetud lapsed. Ja sealt tuleb meie noorsooprobleem, sealt tuleb laste kõrvale mineku ja kadumise probleem. Ma räägin seda sellepärast, et mul endal ka on perekonnaprobleemid ja laste probleemid. Ja võib olla, et mõnigi meie seast täna mõtleb, mu oma laps on üksik minu kõrval. Kes selle üksilduse augu peaks täitma, kui mitte see, kes on meelt parandanud? Aga me läheme mõnikord kogu oma usklikkusega ja tunneme vahesein on tema ja minu vahel. Ei oska leida seda auku, mis selle lapsele elus selle tunde annab, mul on keegi, kelle terve süda kuulub mulle, kes minu eest hoolitseb, armastab, kes mulle kõige paremat soovib. Teine meele parandamise praktiline nõue oli see, ära nõua rohkem. Või nagu oli öeldud, olge oma palgaga rahul. Tähendab piirahnusele, igavesele rahulolematusele. Ühelt poolt rahulolematus on loomulik inimeses. See on edasipüüdmise stiimul, nagu öeldakse meie elus. See on see, mis meid kannustab ikka elus edasi minema. Aga ka sellele rahulolematusele tahab Jumal ka piiri panna.
see on tasakaal. Ja siin tahab Jumal öelda, meele parandamine tähendabki niisugust piiri panemist. Kolmandatele ta ütles, ärge survake kedagi, ehk ärge tehke kellelegi liiga. Kui kergelt meie teeme inimestele liiga oma kohtumõistmitega, oma otsustega, oma hindamistega. Oleme väga kindlad sellele, aga need on ühekülgsed otsused. Jeesus ütles, ärge tehke kellelegi liiga. Kes peab tänapäeval oma kaasinimesi mõistma, kui mitte need, kes on meelt parandanud? See on praktiline meeleparandus. Ja see on see, millega Johannes seletas ja ütles, mis meele parandamine praktiliselt on. Jeesus ütles ilmutamise raamatus ühele, võiksime öelda, langemise lävel olevale kogudusele, Thyatira kogudusele, aga ütles neile muuseas ka väga mõtlema panevad sõnad. Ma ei pane teile peale mitte muud koormat. Küll ta oleks võinud Thyatira kogudusele panna palju raskema koorma. Kui isegi Philadelphia koguduse viga oli see ainult, et ta oma esimese armastus oli kaotanud. Kui palju suurem oli siis Thyatira viga. Ja ometi issand ütles, ma ei pane sulle peale rohkemat. Mina ei koorma sind, aga ma tahaksin lahendust su ellu. Aga kuidas meie oleme olnud nii nõudlikud vahel teiste suhtes? Kuidas oleme vahel liigseid koormaid teistele peale pannud? Miks nad ei ole nii ja miks nad ei ole naa ja miks nad seda osa, aga ta mõnikord ei saagi seda. Ta ei ole veel sellele tasemelegi jõudnud. Jälle, meele parandanud inimese iseloom seisab praktiliselt selles. Ärge survake, ärge tehke kellelegi liiga. Need on praktilise meele parandamise asja. Ma nimetasin neid nii-öelda näitena muu seas, aga see tähendab nimelt seda sama küsimust. Kas Jumala sõna on minule see praktilise täitmise tõukevedru, see ajend, või kas ta on mulle ainult hea asi kuulata ja minna ja teada, küll on hea, et mind tänaga natuke on sügatud saanud. See kuulus ka nagu selle asja juurde. Issand tahab midagi rohkem. Ja sellega olen meie hädaohus Jumala sõna odavaks teha. Ja kui meie usuelu ei ole mitte muutunud igapäevaseks Jumala tahte otsimiseks, kui meie ei kasuta seda sõna allaneelamise teel selleks, et enda parandamiseks, siis me kaotame selle võime. Ja paljud inimesed seisavad, nad on Jumala sõna all läbi vettinud. Miks? Sellepärast, et nad on kaotanud selle võime kasutada seda oma enda läbi katsumiseks, oma enda seesmiseks üles ehitamiseks. Usuliste oskuste, kõikide nende eeliste, mis Jumal on meile elamuste kaudu andnud, kõikide nende hooletusesse jätmine, see annab selle tulemuse, et meie usuliste elamuste jõud ja nende mõju pikka mööda libiseb ära meie käest. Ja kas see hädaoht, vennad ja õed, ei ole meile tohutult ligidal? Ma arvan, et see on täna ka teatud määral nagu prohvetlik sõna meile. Ma mõtlen, vennad ja õed, et just see on see ots, kust meil parandust vaja on. Jumal on töötanud meiega juubeliarv aastaid, minuga ja sinuga. Aga ta ei ole seda saavutanud, mida ta tahtis. Sest me ei ole rakendanud, ei ole arendanud seda võimet, mida ta tahtis meile ülevalt sünnis anda. Mida ta tahtis meile anda esimeses ärkamises. Nimelt seda võimet Jumalat vastu võtta oma ellu. Jumala sõna enda sees ära kasutada seismiseks edasi viivaks jõuks. Jumal andku meile seda armu. Et tema sõna, ma ei soovi mitte, ei arva, et see oleks ideaal, nagu meie siin lugesime, et Jumala sõna oli nii kallis, et ta polnud enam kustki võtta. Tehku Jumal ta sõna meile ennem kalliks, kui meie satume sellisesse olukorda, et otsime teda kustki võtta ei ole. Aga laseme, et tema sõna võiks kujundada meid õigesti ja õigel viisil.